Nii-öelda kolmas plokk. Oleme selle nimetanud Cloudixi pilvepõhisteks või pilvepõhisteks tootmislahendusteks, aga alustame natukene üldisemalt, et ma teen selle sissejuhatuse ära, et mis see Cloudix üldse on ja kui paljud teie seas on Cloudixi rakenduse kasutajaid täna? Pamela, vaata, jäta meelde. Väga tublid. Tegelikkuses on see kõik alguse saanud meie teisest ärisuunast ehk siis tanklate poolelt, kus oli reaalne vajadus sellise mobiilsuse järele ja kus nii-öelda vähem seadmeid ja rohkem tarkvara võimalik kasutada. Ja seadmetena sageli, ütleme, tänapäeval on võimalik kasutada juba meie nutitelefone, mis meil on taskus, ehk siis nii-öelda teenuse pakkuja poolt jääb see nii-öelda riistvara osa nagu väga õhuks, eks on ju. Ehk siis saab kiiresti kasutusele võtta ja tagab mobiilsuse. Siin skeemi peal on, kõik ei ole mõtet läbi rääkida, aga kõik need nii-öelda ärisuunad või kus täna nii-öelda Cloudix toimetab. Ja mis siis nüüd tootmisettevõtteid puudutab, siis tegelikult sisu on ikkagi noom. Cloudix on nüüd see pool, kuidas me neid andmeid välja näitame, missugust funktsionaalsust, üldjuhul on seal üsnagi piiratud funktsionaalsus eesmärgiga, et kõik, mis sa sealt teha saad, oleks hästi intuitiivne. Ehk sul ei ole vaja seal väga palju mõelda, et kui me jõuame, Ergo näitab siin nii-öelda kas või raporteerimine tootmises, siis sisuliselt valitud tegevused, et alustan tööd, lõpetan, märgin koguse, praagi pool ja hästi lihtne, et just neid nii-öelda näiteks siis tootmise inimesi mitte üle koormata mingisuguse meeletu keerulise vaatega ja kus on palju andmeid ja nii edasi, palju võimalusi. Ja laomehe seminarid, kes mäletab, kes käis, siis samamoodi lao rakendus, ehk siis tagab mobiilsuse. Ei ole vaja sinna ühtegi arvutit, vaid mingi mobiilse seadmega saab kõik need asjad ära teha. Kõik liigutused ja teisipidi siis Cloudix võtab selle info noomist ja kõik muudatused kirjutab noomi tagasi. Et tootmise poolel on täna nii, et kui me räägime kõikidest nendest muudest funktsionaalsusest, siis tegelikult neid on võimalik nüüd teiste ERP-ide süsteemidega siduda. Aga tootmise poolel, tõenäoliselt on see tulevik, võib-olla nii, aga täna üsnagi sihuke, ütleme, et seotud ikkagi noomiga. Global Readeriga me teeme ju. Ja see tuleb ikkagi läbi noomi. Jah, aga samad päringud on põhimõtteliselt. Samad päringud, jah. Kas kellelgi on küsimusi? Enda käest võite küsida siis, et miks te Cloudixi äppi kasutate. Nii, lühidalt sissejuhatuseks. Jah, Ergo siis läheb nii-öelda nende tootmisfunktsionaalsustega edasi. Jah. Mul ei olnudki rohkem. Ei olnud. Palun. Üldiselt Cloudixi poole pealt, et tegelikult siit andmebaasis, siin istub taga noomi andmebaas, nagu Tiimar rääkis, kogu info siis päritakse noomist ja idee on see, et saaks siis tänapäevaste vaadetega pakkuda seda visuaali klientidele. Et esimene vaade on siis meil nimetatud Cloudix juhi vaade, mis uue muudatusena meil on siia tekkinud eraldi taabid, et kus siis igale leheküljele kuvatakse oma aruandeid ja on võimalik siis kohandada oma töölauda, et saad määrata oma lemmikut ja siis kõik need vaated, mis nii-öelda ostu, müügi või tootmise laual leidub, kuvatakse sinu kasutajapõhiselt siis sinna kohandatud töölauale.
ja neid vaateid täna meil on erinevaid, et siin konkreetselt on müügikäibe, ülemine vaade on aasta lõikes, all on nädala lõikes, siis selle dashboardi mõte on see, et ta ei ole nagu aruanne, kus sa määrad perioodi, et siia on ette antud parameetrite põhjal, see on nii-öelda teie noomis, on häälestatud siis, mis infot me siia kuvame, mis perioodi, kui me räägime tootmisaruannetes, et milliseid kaubagruppe, et selle dashboardi idee on, et ükskõik kus, mis ajahetkel sa selle enda jaoks avad, siis see info on juba valmis kujul olemas. Meil tuleb eraldi selleks aruanded, kus siis on võimalik igat seda graafikut nii-öelda seadistada, et mida ma seal siis näha soovin. Et kas ma soovin käivet näha aastakäive kliendi lõikes, mingi kaubagrupi lõikes, mis iganes. Et selle jaoks tuleb täitsa eraldi moodul meil. Aga see hetkel on ainult siis nii-öelda eelseadistatud parameetrite baasil. Ja siin on siis need erinevaid vaateid, müügitellimused, erinevad staatused, siis on avatud müügitellimused ja siin ongi 2-3 vaadet toodud tarnekindluse, meil on ka nüüd ostutarnekindluse aruandlus olemas. Et kõik need nii-öelda saate endale ise kohandada. Siis järgmine punkt, mobiilne tööde raporteerimine ehk siis digitaalsed töökäsud. Nad ei ole midagi muud oma olemuselt kui noomi tootmistellimus ja neid saab kuvada siis nii tahvlis, telefonis või tavalises veebibrauseris. Iga tootmistellimust on siis võimalik avada. Siia on siis ära kirjeldatud, mis on siis selle tootmistellimuse tööoperatsioonid. Siin on näha, kui mitu tükki on vaja toota, kui palju sellest kogusest on juba tehtud. Siis filtrid, et kui ma lähen korraks tagasi, siin üleval vasakul on filtrid, on võimalus siis määrata, kitsendada seda tootmistellimuste kuvamist, et kui ma määran sinna isiku või ma määran sinna tööoperatsiooni või masina, siis mul kuvatakse sellesse vaatesse ainult siis kas minu tootmistellimused, minu masinale mõeldud tootmistellimused, minu tootmisliinile mõeldud tootmistellimused ja see lukumärk seal taga, et kui ma selle filtri lukku määran, siis tööde alustamise hetkel seda filtrit ei tühjendata. See jääb see info sinna, mis seal hetkel oli. Ja on võimalus ka, et töötaja ei peaks käsitsi valima, kas siis on töötajal oma kiip või ribakoodiga, et ta piksutab oma ribakoodi, määratakse talle automaatselt filtrisse see isik, mis see ribakoodi taga on ja samamoodi tootmistellimuste, et võib-olla on töökäsulehed, mis tootmises tiirlevad ringi, sa saad piksutada ka seda töökäsu ribakoodi, siis me automaatselt kuvamegi sulle ainult selle tootmistellimuse, mis siis sinu jaoks on mõeldud. Kiire, lihtne alustada tööd, et tegelikult oma olemuselt avad selle tiketi, vajutad siia töö peale, on võimalus ennem tööde alustamist vahetada masinat. Võib olla, et tootmisplaneerija planeeris ühele masinale, on näiteks öövahetus, masin läks katki, siis töötaja saab alati ise jooksvalt vahetada masinat. Aga eeldusel muidugi, et see masin ongi sellises ressursigrupis, kus teda on võimalik vahetada.
läbi mille meil hakkab lõpuks võib-olla see omahinna muutus palju rolli mängima. Selle masinad võivad olla erinevate tunnihindadega. Siis nagu ma eelnevalt mainisin, kõik, kui on filter lukku määratud, nagu antud hetkel seal töötajal Janku Jussil oli, siis me selle filtrit tühjaks ei tee ja kõik aktiivsed tööd jäävad siia üles aknasse nähtavale. Millal ta alustas ja nii edasi, et üks töötaja võib siis, ühe tööga võib tegeleda n arv inimesi. Nüüd tööde lõpetamisel vajutate lihtsalt lõpeta tööd. Siia saab määrata tehtud koguse, praagi, kommentaari. Üks funktsionaalsus, mis läbi ühe kliendi tuli, mõtlesime, et see võiks võtta ka standardisse, on jätkatööd, et neil on 24/7 masinad töötavad. Üks operaator juhib 7 erinevat masinat ja kui ta oma tööpäeva lõpetab, siis ta lõpetamise hetkel jätkab tööd juba teise operaatori eest. Et mõte on see, et kui teine operaator tuleb tootmisesse, siis juba tema eest on eelnev vahetus tööd alustanud. Et tema peab ainult jälgima. Et muidu, kui ping töötab, et siis meil tekib mingi vahe, kus keegi tegelikult seal nii-öelda, kellel tunde ei registreerita. Seisakud. Et ka Cloudixis on võimalus määrata seisakuid. Seisakud oma olemuselt võib määrata, mis ajahetkel vaja on. Neid võib määrata ka eelmisesse päeva, valida põhjuse. Need põhjused on kõik eeldefineeritud, et kas meil seisakud on tööaja sees või tööaja välised. Et võib-olla ma tegin päev otsa tööd, mul mingi tööriist või seade ei töötanud korrektselt, siis mul on võimalus tööpäeva lõpus määrata, et ma ei tea, 2 tundi tänu selle masina rikkele või sellele, et ta korrektselt ei töötanud. Mul tegelikult aeg 2 tundi tegelikult oligi selle võrra, ma tegin kauem midagi või vähem või. Ja siis me teame, et see ei ole nagu sinu süü. Noh, sõltub põhjusest. Tüki raporteerimine. Et täpselt sama loogika, et tüki raporteerimise poole pealt meil tekib ka tootmistellimused, meil tekivad need tööoperatsioonid, siis on võimalus kaubale ära määrata, et mis tüüpi kaubaga on tegemist. Kui on tükitöö kaubaga tegemist, siis kui ma siia komplekteerimise peale vajutaks, siis mul enam ei alustataks tööd, vaid mul kohe kuvatakse lõpeta tööaken. Ma sisestan siia oma koguse ja tööde logisse kirjutatakse siis see minutite arv, mis oli ette nähtud normide tabelis nendele tükkidele. Nüüd praagi raporteerimine. Et nagu panite tähele, meil on ka lihtsa tööde lõpetamise aja hetkel on praagi raporteerimine, aga seda on võimalus teha ka nii-öelda dünaamiliste kogustega. Et praaki saab raporteerida igal ajahetkel. Selle jaoks on igal tootmistellimusel oma nupp. Ja praagi raporteerimisel kuvatakse meile ette selle tootmistellimuse retseptipuu. Alati ei ole nii, et kui ma teen valmistoodet praaki 10 tükki, siis mul läheb ka
materjale selle 10 tüki võrra maha laost. Et siis on võimalus kasutajal määrata, et mitu valmis toodet läks praaki ja mis selle praagi tootmisega, millised kulumaterjalid kaasnesid. Et võib-olla teatud tooted rändavad meil niisama tootmises lahtiselt kaasas, et teised tooted ei läinud ja siis kes praaki toodab, saab ise valida, milliste ridade, millised materjali read sinna praaki arvestame ja mis kogusega. Ja nagu esimese sessioonis oli meil seal ka see praagi seadistus oma hinnas, et samamoodi me saame määrata selle esijooksu koostule tunnuse, kui tekib praagipartii ja kui lõpus tehakse sellele 930 tellimusele tootmisakt, siis me võtame seotuna ka selle praagipartii sinna materjalina oma rivile, mis päeva lõpuks kajastaks ka seal omahinna analüüsis. Või me võtame, või kui see praagipartii sinna ka kuvatakse, siis me saame alati seda muuta, ära kustutada, et sinnamaani, kui noomi mõistes ladu on avatud. Siis uue teemana on meil ressursside planeerimine. Et nagu esimeses plokis oli näha, siis tänases noomi vaates need tellimused on seal üksteise all. Seal on kuupäevad, siis täna see on hetkel töös, prototüüp töötab juba, et on selline kalendrivaade, kus siis hetkel on meil võimalus valida siis, kas me teeme ressursigrupile filtri või lihtsalt ressursifilter. Et ressursifilter antud hetkel on siia ainult valitud üks masin. Siin on siin näha selle masina hõivatus tootmistellimuste lõikes. Võimalus määrata perioodi detailsus, kas me vaatame päeva lõikes, 2 päeva lõikes. Siin üleval on näha, kui palju sellest päevast veel on nii-öelda planeerimata. Ka siia vaatesse me oleme toonud MRP, mis siis, kas me sunnime teda siit kohe käivitama, seda tehakse tagataustal, või see käib mingi intervalli tagant, et me näeme ka antud tootmistellimuste peal, millise tootmistellimusel, kui palju on mingit materjale puudu. Et ta on küll plaani tõstetud, aga antud hetkel siin on üks materjal puudu ja seal. Siis siin paremal pool on praegu aken suletud. Siit sõidab välja nii-öelda planeerimata tootmistellimuste nimekiri. Omakorda on võimalus määrata filtrit, see on siis nii-öelda noomi mõistes see esimene filter, kus me määrame võib-olla konkreetse klienditellimuse, tootmistellimuse, läbi müügitellimuse, mis iganes see filter peal on, läbi selle kuvatakse siis kogu selle tellimusega seotud tööoperatsioonid. Siin omakorda peal on siis kiirfiltrid, et kui ma kirjutan näiteks siia silindritoru, sill näiteks, siis mul kohe tehakse kiirfilter, mulle tuuaksegi sinna ainult kõik silindritorud. Ja seda planeerimata tellimuste loetelu on siis omakorda võimalik veel pikemalt välja sõita ja kõik need nii-öelda veerud, mis siin hetkel on välja toodud, on võimalus siis kliendipõhiselt seadistada, et kas ma võtan kauba virtuaalväljad siia peale või ja nüüd järgmine dimensioon, kui eelmised vaated olid siis ressursipõhised, siis meil on võimalus ka noomi teha ressursigrupid. Ressursigrupp oma olemuselt on siis
näide, et meil ongi ressursigrupi nimeks masin ja siis me koondame sinna erinevad masinad ja kui me selle ressursigrupi valime siia, siis meil tuuaksegi ühte päeva kõik selle grupi masinad. Või teine näide, mis siin on ühe ressursigrupi nimi on liin 1 ja tema alla kuuluvad operatsioonid teppimine, õmblemine. Teise ressursigrupi nimi liin 2, ka siin on teppimine ja õmblemine. Ja filtrisse on valitud mõlemad ressursigrupid, ehk siis me ühte päeva kuvame ühe liini tema tööoperatsioonid ja teise liini ja tema tööoperatsioonid. Ja nüüd on siis võimalus vastavalt õigustele, kuidas iganes see seadis on tehtud, me saame ühelt ressursigrupilt ja tema ressurssidelt tiketeid, neid siis tootmistellimusi drag and droppida, tõsta teisele tellimusele. Ja siin vaates on imelihtne, sa vajutad peale, paned copy, paste, et siin saab ka hästi lihtsalt splitlida neid tootmistellimusi oma masinate vahel. Et võib-olla, et mingi tootmistellimus sa saad siin samas vaates planeerida, et ma teen selle liini peal või selle masina peal. Samamoodi me saame täna juba tekitada masinale, seadmele või sellele masinale, ressursile juba eelhõivatuse. Selleks ei pea olema tootmistellimust. Sa saad selle taski, selle tootmistellimuse luua siin samas vaates ja hiljem siis, kui tuleb see päris tootmistellimus, saad need omavahel ära siduda. Ja kui me siit, kas me lisame plussiga või me tropime selle tööoperatsiooni siia kalendrisse, siis ta võtab automaatselt nii pika selle ajatelje, mis iganes minutit seal taga on. Nii. Siis jah. Järgmine teema on siis dokumendi tootmine ja laomees. Et nüüd uue teemana kutsume laomeest kui käepikendust. Et uue teemana meil on laomehes ka nüüd olemas tootmise moodul, mida varasemalt ei olnud, kui eelmine kord see seminar oli laopoole pealt. Ja ka siin all on siis kõik tootmisdokumendid. Et miks me kutsume seda dokumendi tootmine, ega lihtsalt siin taga istub dokument, kus on siis ära kirjeldatud materjalid ja sisendid ja väljundid ja mis nendes materjalis luuakse. Selles samas laomehe äpis, kui Noomis on loodud mingi tootmistellimuse dokument, siis on võimalus seda siin äpis redigeerida. Ehk me saame muuta koguseid, kustutada, me saame siia lisada hiljem partiisid, vahetada, riiuleid ja nii edasi. Ja pluss selle äpi võlu on see, et kui on tootmises ise kutsume seda kus meil on üks väljund ja tema koosneb siis mitmetest sisenditest. Või vastupidi, kui meil on mitu väljundit ja sellest tekib siis üks sisend. Ehk siis antud näite puhul me koostame seda maastikuratast ja antud näite puhul me lammutame seda maastikuratast. Et meil siin tekib arvele maastikuratas, laost lähevad maha tema komponendid. Selle näite puhul meil tekivad arvele siis raamid, pedaalid ja siis laost kukub maastikuratas ise. Ja kõiki dokumente
siin äpis on võimalus luua uus dokument, saab teha siis jooksvalt, et ma hakkan seda tootma ja mul kuluvad need materjalid, ümberkandeaktid näiteks tootmises, mida me ei suuda ette planeerida, puiduettevõttes mingid puidupakid, mis lähevad kuivatisse, et nii-öelda sisend on üks toode ja välja tuleb hoopis teine toode, immutatud puit, aga siin tagataustal käib kogu aeg see nii-öelda see omahinna arvutus, et mis me nii-öelda, mis sisendil on oma hind olemas. Nüüd võib-olla väljundina me väärindame seda ka nii-öelda selle töö arvelt ja siis sinna lõpptootesse läheb nii töö kui see sisend, mis sinna sisse läks. Ja selle vaate poole pealt et siin on kõike võimalik siis dokumentide peal hea lihtne muuta. Vahetame partiisid, laoriiulid, see konkreetne Zebra Cap, tal on siin kohe eraldi nupp, kus on skänner, et kas see toode valitakse siia käsitsi või skänneeritakse, et see on puhas kasutaja pool. Ma ei tea, minu poole pealt on selle Cloudixi demo kõik, et kas on küsimusi? See seisakute määramine, see siis nagu operaator ise määrab, kui pikk seisakud või kuskilt ei loe? Jah, seda ei loe. Et kui meil oleks nii-öelda juba monitoorivad nagu kui rääkida Global Readeri poole pealt, siis nemad ütlevad noomile, kui palju seisakuid oli. Jah, aga see on lihtsalt tootmise seisak, võib-olla mul on järgneval päeval vaja eelmisse päeva mingi seisak raporteerida, et küsige julgelt. Aga kui küsimusi ei ole, siis Keegi ei küsi, siis peame kaheni niisama istuma. jah.